Need on arbuusid, need on juba taimena. No meil kõik need taimed, mis me oleme pannud nii-öelda niimoodi, et ilma seemneta need taimed kasvavad, need on kõik meil enamasti ära surnud. Siis me võtsime, ma ei tea, mis arbuus see on. Meil on 1 melon, rockmelon, 3 watermelon all sweet ja 1 watermelon sugar baby. Ühte auku 3 tükki või? No paneme siis ühte auku 3 tükki. Aga kuidas me need teeme? Paneme igast otsu ühe selle või? Paneme, ma olen 95% kindel, et nad surevad ära. Sest meil on kõik seal ära surnud või? Sest ta on harjunud praegu toas elama. Ja nüüd tuleb järsku välja. Ega kõrdi peale koroonat ka keegi välja ei tahtnud minna ja oled harjunud olema toas. Noh, me olemegi ka nagu tegelikult nagu päris põllamehed nüüd juba. Meil sadas siin vihma veits, aga seemne mahapanekuks on just täpselt see õige aeg, eks ole. Aga muld on märg ja meil põld pole 100% valmis. Siis mina kaevan siin. Piip vaatab, kuidas sulane tööd teeb. No see mul valmis on ja nagu sa näed, siis siin ongi see point on see, et no ütlen ausalt, ega tegelikult ei ole kunagi arbuusi kasvatanud, vaata, aga loogika ütleb seda, et alguses saab rohkem vett saada, pärast saab vähem vett saada. Aga nüüd on jällegi see, vaata, et kui traktor töötab märjana, siis see keerab põllu persse. Ja ma olen siin juba teinud ja põld on persses. Siis peab kuivana pärast üle veel tegema. Aga ma teen need vaod valmis ja Piip paneb siis seemne. Kuradi Eesti lähen, ma lähen taristu ministriks. Sa arvad, hääletad minu poolt või? Küll, jah. Sa saad ka protsenti, jah? Ei no sa tuled mul selle, eks, autojuhiks. Aga sul luve ei ole, aga... Nõunikuks, jah. Ministri nõunik. Ma oleks taristu ministrile päris hea konkurent või? Mis sa arvad? Sest tänapäeval ju ei ole vaja seda mingit haridust, et käid korraks seal, ta käis ju seal selles Brigitte Susanne hundi saates ja siis saabki kohe ministriks. Ma olen Rannamajas käinud ja poissmeeste õhtus ja mul seda staaži on ja mõnus varva vahele läheb see muda. Nämma. Kuule palju alu, ma teen natuke vähem tämmi ka siin. Kõrd siin ikka kuradi täitsa muda, jah. Ja see on väga hea. No sellel siis peab, kui kuiv on... 18 kraadi või? Arvas ütle või? Ei, vähem 16 pidi olema, 18 või? Aga öeldi, et 18-20 peab olema see keskene temperatuur. No meil umbes ongi. Ei no umbes on, jah. Sest meil öösel on mingi 10 kraadi praegult ja päeval on mingi 25-27. Sellest me teame ühe korra kassime siin, siis ma tean, et praegu, kus see veejoon läheb, siis põllu ots on, seal on madalamal. Seal on madalam. Siin on rohkem, kõrgem. Tõde ja õiguse. Kunagi tehtigi niimoodi. Ei olnud mingit traktorit, oligi labidas. Leht tõmbas kunagi, pull tõmbas. Nagu lehma ei ole. Siis jah? Vaid labidaga ja tegid oma kardulavoo, tegid valmis ja. Oh, kuule, siin on vihmauss ka. Väga hea. Kuradi, siis on ikka hea pinnas, kui vihmauss on ja. Väga hea. Paks 4 tükki auku. No pan 4, jah. Siin on seeme sees juba. Piip pani seemne siia. See vagu on ka valmis. Natuke kõrgemal on, aga seda irrigatsioonivärki seda me saame, või noh, niisutusvärki seda me saame hiljem ka kaevata siin, või noh, mina saan. Nii, vaad on valmis. Kõik on sipsti siin. Vaatasin seda, et seal on vaad kõige väiksemad, siin on paremal pool natuke kõrgemad. Piip paneb seemneid. Me otstesse paneme need, mis on juba pikad. Arbuusitaim näeb umbes selline välja. No, need on meil toas olnud, sest aga no,
me arvame, et need ei pea väga vastu, sellepärast et kõik need taimed, mida me oleme mulda pannud, mis on nii-öelda juba rohelist näitavad, need on kõik meil ära surnud. Sest noh, mingi loogika selles on, et ongi ta on selles mullas on ja nüüd ta läheb kuskile teise keskkonda ja siis seal ta sureb ära. Ega sina ka ju, kui lähed kuskile teise keskkonda, võid ära surra. Amazonasesse lähed, kurat, võid ka kuradi otsad anda. Praevesime, et nüüd see vesi peaks tulema kuskile siia ja siia, siis ta teeb selle keskelt ka. No kuigi, kui see arbuus suur on, siis arbuusil juured pidid minema mingi poolteist meetri sügavusele. Et selles suhtes siis liiga palju vett pole vaja ka. Või nagu liiga sügavat kuruabi, et siis ta panebki juured sinna, kus vesi on loogiline. Aga siuksed seemned on neid, jah? No arbuusi seemned, ongi täpselt nagu arbuusi seemned. Ise oleme lollides maksame. Oleks võinud lihtsalt arbuusi osta ja 3 tükki sisse ja muld peale ja on kõik, jah. Mis hääl see oli? Lirsu. Lirsu, jah? Ja hääle. Ja hääle. Sain teada ka sellist asja, et kui sügavale panna seeme, kui seeme on sul 1 sent nii-öelda jämedus, siis diameeter, raadius, me ei tea, mis see diameeter pigem ikka. Diameeter on 1 sent, siis sa võid 3 sendi sügavusele panna selle, ehk siis 3 korda sügavamale, kui seeme ise on suuruselt. Võib panna seemne, et siis tal on nagu seda energiat, et sellest mullast läbi tulla. Et kui sügavamale paned, siis tal võib-olla ei ole seda energiat, et välja tulla. Ega veel on praegult keeruline, mingid nad on vahod, kurat, jalajälgi täis astunud. Meil on siin väike vann, kus saab varmeid puhtaks teha. Pritsib siin nii kaugele, kus sul see kõige tummisem pill on. Aha, väga hea. Täpselt, jah. Mis sul häda on? Raske või? Näe, mu põka ootab seal. Märg on pinnas. Ei saa midagi muud teha. Sest minu töö jaoks on vaja väga kuiva pinnast, sest mul need ogad lähevad sitta täis. Mille papsi ei näe. Kemikaalid. Это mürk, блядь. Seda ma arvan, et lonksu võtad, oled kohe surnud. Ma hakkan kuradi murru tapma. Umbrohtu. Natuke seda möksi. Eile ma siin juba sõitsin, aga ma näitan sulle. Mul kuradi kabi kadus tagant ära, sest siin on see nii kõrge, vaata. Ja ta on mul ühendatud niimoodi, et noh, kuradi sipsti siia, vaata. Siis me tegime selle kolmiku, tegime eile katki. Või noh, mina tegin katki. Täna, vaata, ma panin kuradi traadi siia. Et siis see kuradi see sammal ei saa kurat tõmmata seda. Kurat ära isk. Mul sellel oli siuke probleem ka siin, et kui
kuradi siit pealt, no turvavöö. Kui turvavööd pole peal, siis ta üle 20 ei sõida. Mingi kuradi anduril on mingi error seal, ei tööta. Ütlesin, hallo boss, tuli siia. See on see juhe, vaata on ja. Praegu ma sain sõita. Miks ma sain sõita? Sellepärast siin tegime siukse asja. Et noh, selle kuradi UTV kuradi ajule ütleme, et kuradi turvavöö on peal. Ehk siis ongi see, et signaal läheb ühe sisse, siis ta saab selle kuradi, siin on see turvavöö tõenäoliselt mingi ühendus või kuidagi. Paned turvavöö, siis ta saab selle ühenduse, vaata, siis ta annab ajule tagasi signaali, et kuradi turvavöö on peal. Aga siin on tõenäoliselt mingi andur või mingi asi on katki, sitane võib-olla. Siis me tegime siukse asja ja kurat turvavöö ongi peal. Tegelikult sa saad enda autol ka teha siukest asja, kui auto vaata piiksub sul on istme all on see sama juhe. Teed juhtmele samamoodi, võtad juhtme lahti, paned ühe juhtme läbi ja enam ei piiksugi. Kas see on hea või kas see on halb, ise tead. Mina kuradi pead ei anna, et see legaalne on. See on see kraav, mida me hakkame kasutama. Seal taga on 2 suurt põldu, mis eelmine aasta ei olnud. Aga siit hakkab meil see vesi tulema, seega seda maltsa me ei taha. Siit ma eile sõitsin, aga malts raisk sure ära. Väga ebamugav ma sõita siin, sest noh, selle tee peal keegi tegelikult ei sõida. Aga ma praegu pean sõitma. Kurat, mingi uus jama või? Kas sul nüüd häda on? Sellega. See läks välja see. Kuradi kaua ma palju ma pritsisin siin. Kuradi ma ei taha, et see kuradi veel juhtuks. Töötab. Tünn on ees. Eile ma sõitsin siit. Esimest korda oli ikka hirmuse. Aga kuradi ma vaatan, et ruumi on küll siin liikuda. Mul see taga, see kabi on ees. Kuradi lähen sinna kanali sisse, no ma lähen. Palju mul seda möksi on. No pool läks, no jõuan teha küll. Saan üles siit pärast või? Ja ikka saan ju. Kuiv on ju. Enam-vähem. Siin on näha, et mingi aasta on sinna poole tehtud seda kraavi nii-öelda laiemaks. Aga siit poolt pole võetud. No seal oli maru kitsas ka. Et seda teed on tehtud laiemaks, aga siit poolt pole võetud. No võt. Tegelikult on hea, siis ma saan praegu sõita siin. Vaata, kui suured need turud on siin. See on vist 1,60 või 1,80. Rohkem ei taha minna. Ja nüüd taakassi. Palju möksi on? No praegult läks, ongi täpselt 40 läks praegult, mul 45 on alles, no täpselt raisk. Nelik on, mingi tifri lukk on siin ühe. Appa praed. On. Vaatali! Ama! Obli! Obli! See põld on ainuke põld,
mis tegelikult peaks niisutus alla, noh, Sottoni alla minema. Aga ei saa teha seda sellepärast, et see on liiga märg. Ja vaguis ei saa teha. Ja siis peremees isegi arvab seda, et siia pannakse sileda maa peale Sotton. Ja siis, kui Sotton on mingi umbes nii pikk, eks ole, siis tehakse vaod. Sest no see on maru pikk põld on ja selle peale on juba aega vantud. Seal on tehtud see sügav deep reap on ja siis on tehtud pealt siledaks, siis veel ühe korra siledaks, ventanüüli on siia vandud on ja siin ma olen siin. Pritsuti mees on seal. Siin tehakse tema... see on nüüd muusika. Põllud on nüüd enam-vähem kuivad. No nüüd ta läks udu taha. Tolmuudu. Igatahes Pritsuti mees, vaata. Et see ongi see, et mida tema pritsutab seda, et umbrohi ei kasvaks. Noh, siin mõned sipsti kasvavad. Siin on ja natuke rohelust. Aga see ongi see, et praegu pannakse see mürk, et ta enne kottonit jälle kasvama ei hakkaks. Sest see ei ole kottonile hea, kui mingi võõras keha kasvab sinna põlla peal. Siis tema pritsutab nii-öelda, no kõik põllud pritsutab üle praegu. Torre on vaadata kohe midagi muud ka siin vahepeal. Nad kõigepealt pritsisid minu eest seda viljapõlde siin. Ja siis üks mees puhastas seda pritsutit. Minu arust ta puhastas ühte pritsutit mingi 4 tundi. Väljast oli jumala puhas, aga noh, see ongi see, et kuna see mis ta pritsib, tegelikult see on see sama möks, tõenäoliselt sama möks, mida ma selle UTV-ga nagu pritsisin. Et seal on nagu see üks möks, mis tapab nii-öelda nagu need juured ära ja teine möks, mis tapab need lehed ära või midagi taolist. 2 möksi, ma arvan, et tal on see sama möks, ehk siis see on nagu väga toksiline, ma arvan, et seda nagu no, ma arvan, et nende kabiinid on tehtud niimoodi, et see toksiin sisse tal ei tule, aga see on ka siuke töö, et iga päev oled mingi kemikaalidega käid ringi ja liiga hea vastu ei ole su kehale. Ikka saad ja mingi plärts ikka tuleb vahepeal pihta ja ei saa olla hea see. Vennad, kes seda pritsutavad, nemad on ka need kontraktorid, et nad ei ole siin selles firmas. Üks nendest pritsuti vendadest oli kunagi selle piirkonna manager siin, aga siis läks pensionile ja nüüd pritsuti tööd ise enda ettevõtte alt. Pidavat minn olema. Oota, vabandust. Mina ei ole teemaga kokku puutunud. Ei saa öelda, et on. Aga olen kuulnud jutte, et pidavat olema. No see, ütleme niimoodi, et keskmine see, ma ei tea, kas päris keskmine, aga ütleme niimoodi, et paljud need kohalikud on ikka see fucking backpacker on ikka teemas. Muidugi seal on see rahvuste värk. Eestlased pigem nagu meeldivad. Sest eestlastel on see, et eestlased on töökas rahvas, sellepärast eestlased on kogu aeg elus tööd teinud, on ju, pole muud võimalust olnud, kui et peab tööd tegema, on ju. Aga kui tulevad mingid siin itaallased ja mingid prantslased ja need teevad ju seda siestat ja fiestat kogu aeg, on ju, siis nemad seda jõhkrat töö tegemist vist, neil pole luudes sees seda. Pole harjumised sees. Eestlased kuradi ainult tööd teekski, no ei olnud muud võimalust.
kõigepealt piitsutab kuradi sakslane ette tööd ja siis piitsutab venelane ette tööd ja kunagi piitsutas kuradi rootslane ette tööd, on ju. Eestlane on harjunud kogu aeg, et keegi ütleb, et peab tööd tegema. Ja see on nagu veres justkui vist. Vaata, ma kuskil ütlesin, et mingis videos, et ma teen selle kabjaga, teen kõik põllud üle. Kõiki põlde ma ei tee. Sellepärast kõikidel põldudel pole nagu selle vao vahel pole nagu seda mulda nii palju. Et ma teen ainult need põllud, kus on nii-öelda see muld seal vao sees. Need põllud, kus seda mulda nii palju ei ole seal minnakse lihtsalt rulliga üle. No põhimõtteliselt sama asi nagu mul seal see rull on, aga see on siuke nagu teerull. Pannakse teatud kõrgusele, siis ta teeb selle pealmise selle siledaks. Miks see peal on? Sest minul see... Sest minul see rull põhimõtteliselt teeb pealt siledaks ka. Aga mul teeb ka nii-öelda need vao sees puhtaks, on ju. Et mõned põllud, kus ei ole seda paska nii palju seal vao sees, seal ei ole vaja seda teha, sest rulliga saab vist veel kiiremini sõita või noh, siis saab nagu 2 traktorit, sest seda asja on ainult 1 oota. Aga Piip vist sai selle rulliga sai nüüd täitsa valmis. Oligi, vaata, vihma sadas, täna on esmaspäev. No nädal aega, jah. Nädal aega ei saanud selle põgaga sõita, sest vihma tuli, aga meil tuli tegelikult väga vähe vihma. Ehk siis ongi see, et miks siin nagu kuival ajal nagu surutakse, vaata, eelmine video vist nägid, et oli see ilge tempo oli peal. Aga ma pole ammu öelnud, mis kuupäev on. Täna on 15. september. Ehk siis põhimõtteliselt nii-öelda seemne maha panekuks. Mitu põldu mul on veel? 1, 2, 3, noh see on 4 siis. 3 põldu veel. Ja tegelikult on see, et me homme lähme minema. Kuhu me homme lähme? Eks sa seda saad järgmises videos teada tõenäoliselt. Me lähme siit ära natukeseks ajaks. Ja ongi see, et nüüd 3 põldu jääb tegemata. Võib-olla siis, no õnneks on see, et ainult selle 1 traktoriga jääb tegemata siis nii-öelda. Sandra lõpetab ka täna, vist peaks ära lõpetama, Piip lõpetas juba täna ära. Et ainult see põka on see, millega on veel vaja teha midagi. Ja siis on seemne maha panek. Miks seda vao pealt seda siledaks on vaja saada? Sellel on väga lihtne põhjus. Kui me neid seemneid hakkame panema, nägid seda seemnemasinat, siis tal on vaja, noh, ütleme, nii palju umbes ruumi. Aga nii palju ruumi ongi tal umbes siin praegult. Et see vagu on hästi siuke terav, ja. Et see pill, mida mina teen, see teeb ka selle vao peal see no natukene kõrdi siledamaks. Et see ongi sellepärast, et kui see traktor ei ole nüüd täpselt selle nulli peal siin, eks ole, ja, et siis see seeme läheks ka ikkagi mulda. Et kui see on hästi terav, see tipp ja see vagu ei ole ka nüüd nii-öelda nagu sirkliga või loodiga pandud siin sirgeks on ja joonlauaga, vahet ei ole korter on ja. Et see ei ole joonlauaga siin sirgeks tehtud on ja. Et point ongi see, et see peab olema natuke lame. See, mis Piip tegi, no seal on umbes maard mingi siuke osa sellest on nagu lame. Et sinna on väga lihtne seda seemet panna. Siia on ka tegelikult. Et tal on umbes, ma ütleks, 5 senti siukest liikumisruumi. No pigem 2-3. Aga noh, kui siin on need vaod on kõik, vao seest on nii-öelda nagu sile, siis nagu siin on traktor juba sõitmata, see priitsuti sõitis. Ja siin ta mul läheb nagu maksimum 1 peale vaata, 1 sentimeeter nii-öelda mööda. Et siis see traktor on nagu, saab hakkama siin selles joones olemisega. Aga kui see mõned tükid siin on, siis vahepeal läheb 3 peale ka mul. Ise mõtleks küll, et noh, vagu olemas ja pane seeme maha ja ongi kõike. Tegelikult nagu päris nii nagu ei ole. Justkui. Samas on, aga samas ei ole ka. Proovime niimoodi, et korrad seekord märki kaasa ei võta või? Nüüd on mul vähemalt ruumi liikuda. No seda ei saa kaasa võtta ka, see on kuradi maa sees kohe täitsa.
Crest. Crest tähendab hüpet, mägi. Ma ei tea eesti keele, Eestis vist ei ole selliseid märke või? Eestis on lihtsalt see kuradi künka märk, aga sõnadega nagu minu arust ei ole. Nii, järgmine on 65. Vival 65, okei. Noh, jopas sul. Ma tahan nüüd muidugi teha siin sellist asja ka. No selle kabjaga võib-olla nii suurt vahet ei ole. Aga teha sellist asja, et kui nüüd Sandra siit läks sisse, ta on siit välja tulnud. No ta on tulnud siin niipidi, ehk siis mina tahan nüüd minna siin vastupidi. See on nagu põllul hea, sest muidu kui me käime kogu aeg ühte pidi, siis seda mulda tuuakse kogu aeg veits siia poole, seda lüükatakse kogu aeg sinna poole, ehk siis ma teen nii-öelda liigun Sandrale vastu. No ongi see, et noh, mina seda mulda liiga palju nagu ei liiguta nii-öelda edasi-tagasi, kuna mul need, ma ei tea, kus sa nimetad seda, nooled, need nooled on mul sellised veikesed, aga kui teha niisugust suurte nende nooltega, siis ma ei tea, kus sa nimetad seda, siis on hea teha nii-öelda nagu justkui nagu vastu. Aga ma teen siin ka juba vastu. Me näe midagi ju! Näete, kuidas see on? Oh, see on väga Mihkelsine. See on väga ilus. Katki! Siin on see suht terav, vaata. Et siin on see, kui seda seemet maha panna, tal on siuke liikumisruum on ju. Aga siin, näete, 2 korda suurem juba. On see liikumisruum, kus see traktor võib natuke liikuda, et see seeme ikka mulda läheks. Mingi asi mul tõmbeles siin. See läks katki või? Ei vahetanud. Mille ma kurat ära vahetasin? Selle vahetasin ära või? Aga selle vist jah. Hea küll. Oota, kus sa nüüd lähed oma selle kurid GPS-iga? Kuhu sa lähed? Sa keerama hakkad või? Mida sa teed? Kuuled? Mihkel, eh? No tagurdame siis käsitsi. Mis sa jamad või? Mitu tundi veel saan sõita kütusega? 0, mitu protsenti kütust on? 0. Palju siin on? Siin on ka 0. Korredi hommikul oli jutt, et keegi toob mulle kütust. Filipe pidi tooma, kui ta rullimise lõpetas. Aga Filipe pandi mingi teise töö peale ja mind unustati ära, kurat. No eks pool tundi tunnike tagasi helistasin ka supervisorile, ütlesin, et kuule, et 6% on. Ta ütles okei. Hello, how come you're stopped? What? Why have you stopped? Because fuel is 0. 0% everywhere. 0 hours. Everything is 0. I'm waiting for you. Where's my fuel? Is it turned off or is it still running? It's still running. Well, fucking turn it off if you're not driving there. The engine needs to cool down a bit. Or not. How long has it been cooling down for? The engine is right now is 93 degrees. Yeah, that's normal. That's normal? Yeah. Okay. Miks su kurat põka seisab? Rääkisin sulle, kurat. Tund aega tagasi, kurat. Kütust ei ole. Ja nüüd see vennad läks alles nüüd tooma. Noh, miks sul põka töötab?
tegelikult töötab sellepärast, et konditsioneer töötab. Aga vingerdasin välja ennast. Ei ole meid üldse nii palju, et nagu et oleks nagu liiga palju tegemist või ma ei tea nüüd. Terve tee on korrad niimoodi olnud siis. Ei kurja. Korradi jama ju kurat. See korradi on jama, kui see vesi siia tuleb ju. Kus ma panen selle vee? Hello, boss. Little problem. I hit the headage wall with the tank and the I don't know how you call it. Not the tank is broken, but the knee or I don't know how you call it. You mean the connection? Yeah, the connection, yeah. Like a hose? Yeah. Is it leaking much? Yeah, it's leaking much, yeah. That's not a problem. A little problem. No, that's nothing. Okay. All right, I'll drain it out and then I'll leave the tractor to the tail train. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thanks. Yeah, bye. Bye. Kused! Kurat, ma ei tea, kuidas inglise keeles on. Eesti keeles ma tean põlv, aga kurat. Aga seal ta kuseb nii kaua, teeks äkki siit lahti ka või? Kurat, aga ma sõitsin terve selle aja, siis sõitsin niimoodi või? Tuleb nii välja. Kaua sa kused? Kaua sa kused? Oh. Tudu. Nagu poleks kurat 3 päeva kusnud. Kaua lähed, Tiit? No lõpuks ometi. Sul on tuisu! Kurat, riige ülesse. Kurat, mis toimub? No natuke kured, aga no sai jah sealt. Põlv on katki. No niiske jah. Hull asi jah. Okastraadiga siin pandud niimoodi, et kängurute jaoks vist või? Vist on kängurute jaoks või? Aga see kängur hüppab üle sellest või? Munad jäävad küll. Munadki. Siis järgmine kord enam ei tule vist või?